ma ei jäta мяч, Alin! Veel, pakki! Tule kaitseliini järgi, Kelliga, tule nii auku! minutil teise värava ja värava autoriks number 55 Sandra London. Üles, Rita! Olen peale mängu kinni püüdnud siin sellise inimesena treeneri Deniss Savoljevi, FC Elva naiskonna treenerist täpsemalt. Deniss, selline küsimus, täna viimane naiste kodumäng. Kuidas võtad kokku nagu lühidalt või siis löövad sellise mängu, mis täna oli, et numbrid sinu selja taga tohe peal nagu ei valeta mitte midagi. Võrreldes sellega, kuidas teil eelmine mäng, et Jõhviga eelmine mäng oli teil ju 3-2 oli. Kuidas täna siis nagu 4 ja otsite taga nagu puhtalt 0? No esiteks oli väga hea mäng, tüdrukud olid väga tublid ja taga 0 ja ees lõid ära. Eks kui koosseis on hea, siis on ka tulemus ka vastav. Meil on pigem see hooaeg olnud siin koosseisu kokkusaamisega natukene keerulisem. Sealt ka võib-olla see eelmine mäng, mis me mängisime Jõhviga. Mõned mängijad on puudu ja saime kaotuse, kuigi ka tol hetkel me juba nägime tegelikult, et vastane mängid ja täna siis kõik toimus ja ma olen väga rahul tüdrukutega. On vist väga entusiastlik küsida, et järgmine hooaeg, et ega selle hooaja lõpetamine eriti kaugel ei ole, et on seal midagi sellega plaani tehtud juba? Hooaeg saab läbi hea, aga ma arvan, ma ei oska veel praegu öelda, mida järgmine hooaeg täpselt toob. Eks see sõltub sellest, et kas meil on loobujaid naiskonna mängijate seast ja kuidas see kõik minema hakkab. See on veel lahtine. Aga kas on ka altpoolt üles tulijaid, sest et viimati siin isiklikult käisin vaatamas U17 Eliitliiga mängu, siis mängis küllaltki kerge vastasega, aga mütsi ees vastase ees, kes on tegelikult enamus mängud see hooaeg kõik kaotanud, siiski nad mängivad edasi. Kas sealt U17 on ka nagu üles tulijaid? Jah. Nii mõnigi mängija liigub ülespoole ja mängib naiskonna eest. Aga neid muidugi võiks olla natukene rohkem, et oleks
suurem valik. Aga kindlasti Elisa saab järgmisest hooajast mängida naiste eest. Melek ja muidugi Kelly ja Leili ka mängivad ainult naiste eest. Ma tahaks veel tänada nii enda kui ka kogu naiskonna poolt kõiki fänne. Et jah, meil on see saanud traditsiooniks, et hooaja viimasel kodumängul me täname fänne kõiki, kes on olnud meil siin toeks kodumängudel. Ja täna siis ka tegime küpsetisi fännidele. Ma loodan, et maitses ja ma loodan, et see laud on nüüd seal tühi. Suur aitäh nii minu kui ka tüdrukute poolt. Aitäh!